Tere kaunist neljapäeva ja kuna täna on kadu neljapäev, siis vaatame, mis sinu elust on kadumas ja mida head ja uut on asemele tulemas. Seekord ma ei pane sulle mingit valikut visuaalselt siia, ei kive, ei kaarte, vaid annan lihtsalt numbrid 1, 2, 3. Tunneta, mis sind hetkel kõige rohkem kõnetab, vali üks number ja alustame. Grupp number 1. Nii, sinu elust on kadumas mingisugune kurbus. Nagu sa näed, tagant puude vahelt paistab päike. Mingisugune selgus on tulemas, midagi sa jätad täiesti oma selja taha. Palun täpsustust, kuna siit tuli ainult kinnitus, et tõesti midagi on kadumas, siis ma palun täpsustust, mis täpselt siis on kadumas, mis valdkonnast me vastust otsime. Nii, midagi, mis on seotud suguvõsa ja juurtega. Midagi, mis on suguvõsa painanud, mingisugune probleem, sõltuvus, suhted, midagi sellist, mis on mõjutanud tervet seda puud, tervet seda sugupuud. Midagi on siin totaalselt lahenemas. Ja kuhu suunas? Tuli kuukaart. Tundub, et tegemist on teispoolsusega, mingisuguste esivanemate mustritega, mis nüüd saab murtud tänu sinu sisetööle. Igal juhul mingisugused suhted saavad rahu, saavad selguse ja tulevad siis nii-öelda päikese kätte päevavalgele. Nii et see puu saab ilusti õitsele minna ja lehte. Nii, sellele grupile võib-olla siis võtaksin natukene konkreetsemad kaardid juurde, et ikkagi saaksid kinnitust, mis täpselt, nii, sünkroonsused, jällegi see ristidega lõpukaart ja sõltuvused, mis on siis selge viide sellele, et tegemist võib olla mingisuguste kas kaassõltuvuste või sõna otseses mõttes alkoholismiga, nagu siin kaardipildi peal on näha. Ja sellest ringist tullakse nüüd välja. Mingi lõpp toob vabanemise. Ja mis see vabanemine endaga kaasa toob? Imeline elu, delfiin. No, kas saab ilusamat kaarti olla? Alati, kui see kaart välja tuleb, siis see loojub päike ja imeline olend. See on nii õnnelik ja ilus. Võib-olla siis lõpetuseks ka minu oma kaartidega mingisugune endasse tulev sõnum, mis aitab sul fookust hoida selles keerulises olukorras. Millegipärast mulle tundub, et see ei olnud sinu võitlus, tõesti see suguvõsa kaart tuli välja. See oli kellegi teise, sinu lähedase võitlus. Ja sina oled selles protsessis siis väljunud, sa oled mingis mõttes rahu ja lõbu sellega teinud. Nii, ja sõnum tuli sulle suure kaarega välja. Kõike ei pea mõistma, miks sa seda tunned.
kõik ei pea mõistma, miks sa seda tunned. Sina oled selle kogemuse sees. Sina ei pea ennast õigustama. See on nüüd see sõnum, mis tahab sinuni jõuda. Jäta siis meelde. Sa ei pea ennast õigustama. Sa ei pea teistele selgitama. Sina oled selle raske tee läbi käinud. Need on sinu otsused ja need on õiged otsused, sest lõpplahendus on imeline. Nii, grupp number 2. Grupp number 2. Mis on see, mis siis hääbub, kaob praeguse kadu neljapäevaga sinu elust? Mingisugused murepilved on kaua-kaua olnud sinu elukohal ja need on väga suure transformatsiooniga seotud olnud. See kaart ei pea tähendama otseselt seda, et sa oled kellegi matnud, kaotanud, keegi on surnud, aga võib seda tähendada igal juhul mingisugune suur mure saab maha maetud pühitsuste saatel ja vaatame, kas me saame valdkonna teada, mis valdkonnas see mure on. Me peame teised kaardid appi võtma. No see on küll üllatav, täpselt sama kaart nagu eelmisel grupil, ehk siis jälle see päike sealt puude tagant paistab. Võtame appi siis Marilyn Kerro kaardid ja vaatame siis konkreetsemalt, mis on siis see, mis ta teine grupp nii-öelda maha on matmas või mis tema elust on siis kadumas. Teadmised ja jällegi see suguvõsa, sugupuu sümbol. Sa oled kaua midagi arvanud teadvat, aga võib-olla sa oled valeteadmises elanud ja tõde on päevavalgele tulnud. Tõde, mis on vabastav. Mingisugused foobiad, hirmud on sellega seotud olnud ja sa oled sellest nüüd vabanenud. Nii, vaatame veel, mis tuleb. Mingisuguse kaotusega seotud. Materiaalne kaotus, see rahakott siin sümboliseerib, ma ei tea, kas pärandusest ilma jäämist või oled kellelegi raha laenanud ja ei ole seda summat tagasi saanud või oled mingi tehinguga petta saanud või on sinu suguvõsas keegi lähedastest midagi kaotanud. Aga mis on tulemas? Õitseng, lilled, väga ilus kaart, soovide täitumine, olukord leiab õiglase, ilusa lõpplahenduse. Ja võtan siis oma kaartidest ka sõnumi, vaatame, mis siit tuleb. Nii, võtame siis selle. Aeg ei hävita ühendust. Armastus, mis on läbi elu voolanud, ei kao. See lihtsalt muutub nähtamatuks. Millegipärast tunnen seost selle kaardiga. See, kui keegi meie elust lahkub, ei tähenda, et armastus tema vastu kaoks. See jääb alati alles. Ilusate mälestustena.
ja tahaks mingit soovitust siiski lõppu siia veel. Võtan need kuuloogia kaardid. Vaatame, mis siit tuleb. Tasakaalusta vaimsus ja praktilisus täiskuu kalades. Võib-olla on kalade märk sinu jaoks oluline. Ja täiskuu periood meil sai läbi, nüüd oli hiljuti täiskuu hamburis. Igal juhul püüa leida tasakaal vaimsuse ja praktilisuse vahel, ehk siis materiaalne maailm ja esoteeriline maailm, ehk siis me ei tohi ka väga üle mõelda, vaid me peame aktsepteerima olukorda selline sõna, nagu see on. Nii, aitäh. Ja nüüd siis grupp number 3. Vaatame siis ka teid. Vahepeal kaardid puhtaks. Mis on siis see, mis grupil number 3 on selle täiskuu või vabandust, kadu neljapäevaga seoses kadumas, millegipärast kohe tuli ka see kaardi tagus, see täiskuu jäi silma. Ma näitan neid kaarte siiski, aga ma segan uuesti, sest see tundub nii kummaline, et ühed ja samad kaardid mitu korda välja tulevad. No siia tuli muidugi see lapsepõlve või lapsemeelsuse nüanss juurde. Aga need 2 kaarti on siin väljas juba käinud. Kui see sõnum on väestatud ja need peavad välja uuesti tulema, siis nad tulevad. Ega sellest pääsu ei ole. Tuli lepingute ja sõrmuse kaart, abielu ja liitude kaart. Ja endiselt siis selle lapse kaart, nagu ma ütlesin, mis peab välja tulema, see tuleb ka teist korda. Ehk siis mingisugune sõprussuhe, armastussuhe, abielu, see võib, sõrmus võib ka lihtsalt liitu tähendada, võib-olla sinisel värvil on mingi tähendus sinu jaoks. Igal juhul midagi sellega seonduvat ja küsimus oli, et mis täpselt on lõppemas. Soovin teada, mis selles valdkonnas siis on lõppemas. Ja tõesti, mingid sidemed lõigatakse läbi. Ja mis ma ütlesin, mis peab välja tulema, see tuleb välja. Nii et tõesti jällegi see sidemete läbilõikamine, lõpukaart, rist tõmmatakse millelegi peale, aga samas midagi uut, helget ja säravat on kaugusest tulemas. Segan natukene veel. Ja üks kaart oli meil veel, mis seal märku endast andis, aga see nüüd välja ei tulnud. Võti, teadmine on veel mingi ukse taga peidus. Seda meile veel praegu ei näidata. Nii, aga huvi pärast vaatame siis täpsemalt, mis lapsepõlvest pärit sidemed siis lõppemas on. Et mis siis on selle kadu neljapäevaga hääbumas. No teist korda kinnitus, lapsemeelsus, lapsepõlv, midagi sellega seotud ja sõber. Keegi lapsepõlve sõber. Mis sinu ja sinu lapsepõlve sõbra vahel siis juhtub? Millele siis viidab, mis sellest suhtest on siis kadumas, mis sealt lõpeb. Jällegi, see ei ole võimalik, kuidas järjest üks ja seesama sõnum tuleb. Selles ladumises jällegi
ma pigem ei viitaks sugupuule, vaid juurtele ja lapsepõlvele, sest 3 kaarti seda kinnitavad. Mingisugune tõde sõbra kohta on päevavalgele tulemas, mis mõjutab teie suhteid ja lõpetab midagi teie vahel. Mida ta täpselt lõpetab? Palun selgust. Vaatame, kas me saame siit kaardipakist või peame tarot appi võtma. Nii, looduslaps. Tundub, et tegemist on siis vaimse ärkamisega. Minu jaoks tähendab see transformatsiooni. Siin see punapäine naine ja 2 hingelooma, hunt ja rebane, viitavad siis lahku kasvamise konfliktile. Tundub, et sina oled arenenud teises suunas kui sinu lapsepõlvesõber. Võib-olla olete üle pika aja kohtunud ja sulle tundub, et teie maailmapilt ei klapi enam sugugi kokku. Et sa oled üllatunud, see sõber või siis ka sina oled nii palju muutunud, et see tekitab jah võõristust. Et jällegi siin mitu korda see täiskuu märk, mis on intuitsiooni ja intuitiivsuse tunnuseks, tuleb siis võimendatult veel kord välja. Tunnen, et 3. grupi puhul siiski pean tarokaardid ka mängu tooma, sest mind huvitab, missugusel enesearengu teel sa oled, et sa tunned nii-öelda nii suurt sidet täiskuuga ja miks see nii-öelda lapsepõlvest või lapsepõlvesõbrast võõrandumise efekt on nii jõuliselt siin ladumises välja tulnud. No tuli jällegi siin terve ports, aga seekord ma siis tõlgendan kõike, sest esimene kaart kohe köitis mind. Jällegi seesama koer, mis siis sõbrale viitab. Müntide 10 on siis ka tööalased väärtused, perekondlikud väärtused. Tundub, et suhtumine sellesse, kuidas peaks elama, missugust tööd peaks tegema, on siis väga-väga erinev teil. Ja mingis mõttes tuleb siin see puudusteadvuse kaart ka mängu, et tajun nagu kadedust või sellist just nimelt sõbra poolt sellist tunnetust, et sinul nagu läheb liiga hästi, et kui sinul on 10 münti ja see ilus elu, siis tema tunneb justkui seda hingetalve ja puudusteadvust. Et temale meeldiks, et see võrdne panustamine oleks, et te oleksite nagu mingis mõttes ka rahaliselt võrdsed, et talle kuidagi tundub, et sinul läheb paremini kui temal, et te ei ole nagu enam võrdsed. Ja see tekitab siis temas kirge. See tekitab võib-olla negatiivseid emotsioone. Ta näeb sind liblikana, kes on kõrgele tõusnud, kes on edasi arenenud ja ta ei suuda siis aru saada, kuidas ühel inimesel võib nii palju õnne olla, sest tõesti need 2 viimast kaarti, mis siin taros välja tulid, on ühed õnnelikumad väikese arkaani kaartidest. Ehk siis nii-öelda müntide 9 minikeisrinna, mis on sageli ka selle kohta küll öeldakse õnneliku vallalise kaart, kes naudib oma staatust, aga see võib olla ka inimene, kes on abielus, kes naudib oma täiskasvanu ea vabadust, see ei pea abieluga seotud olema. Ja karikate 9 on ülim õndsus, saavutatu nautimine ja rahulolu. Nii, mida siis selles olukorras minu kaardid soovitavad sulle, et mis on siis see lõpusõnum? Vaatame. Nii,
vaatame, kas tuleb sellest kaardipakist tuli. Iseendale ruumi tegemine ei ole egoism, vaid püha enesehoid. Kaksikhinge teekonnal on enese eest hoolitsemine esimene ülesanne. Selleks ei pea kaksikleegi teekonnal olla, et meeles pidada tõsiasja, et sa ei pea teistele elama, vaid iseendale. Ja kui keegi tunneb sinu elu suhtes kadedust, siis see on tema, mitte sinu probleem. Lase temal olla nii, nagu ta on. Ja kuigi sind teeb võib-olla kurvaks, et teine vaatab sind, see pilt ka kõnetab väga hästi siis raagus kadeda pilguga, siis sina jätka, ela täpselt samamoodi, nagu sa elanud oled, sest sa oled õigel teel. Nii, selline sai siis tänane lühike ladumine kadu neljapäeva puhul. Kui sind kõnetas, telli mu kanal, pane like, kirjuta kommentaare, kui midagi täppi läks. Olen iga kommentaari eest väga tänulik. Ja kui ei läinud seekord midagi täppi, siis järelikult see ladumine ei olnud sinule. Aga tuli selline vallatu mõte, et kõigile neile, kes tundsid, et see ladumine ei olnud neile, tõmban siis ühe lõpusõnumi ja selleks on, et tõeliselt suur õnn võib peituda lihtsas rahuhetkes. Kui ei juhtugi mitte midagi, saad lihtsalt olla iseendaga vaikuses. Selline hea nõuanne. Ja kui sa soovid mu kaarte osta, siis kirjuta mulle. Homme avaldan ma ka oma kodulehe tutvustusvideo. Mul on nüüd olemas täiesti oma pesa, kus saab minu raamatut, kaarte ja muid meenetooteid osta. See sai tegelikult eile juba valmis, õigemini üleeile, kõige õnnelikumal päeval, 9. juunil sai ta nii-öelda pesa päris serveris. Natukene veel sättisime ja kohendasime seda, aga teile ma tutvustan seda kanalit homme. Nii et ilusat päeva jätku!